Tere kõigile, mina olen Elo ja Coral Clubi sõltumatu turustaja. Polegi sellel teemal ammu rääkinud, aga tänane loeng on tervisekontseptsioonist ja tervisekontseptsiooni on kokku pannud doktor Olga Butakova oma aastakümnetel põhineva elukogemuse, praktika ja õpitud teadmiste põhjal nii kiirabiarstina töötades ja läänemeditsiini praktiseerides kui ka igasuguseid erinevaid idameditsiini valdkondi juurde õppides. Nii et see just selline terviklik lähenemine organismi tervisele ongi Coral Clubi edu võib-olla trump ja erisus võrreldes kõikide teiste lihtsalt toidulisandeid pakkuvate ettevõtetega, sest loomulikult C, B, D vitamiine võid sa osta ükskõik millisest ettevõttest ja millisest tahes purgist, aga et mõista, miks meie tervis halveneb, kuidas seda toetada, et see püsiks kaua hea ja aitaks ennetada igasuguste krooniliste haiguste väljakujunemist, selle osas on Coral Club unikaalne ja just tänu sellele, et siin on väga palju arste ja väga palju selliseid ka teadlasi, oma ala fanatte, lisaks Terviseakadeemia ehk suur osa toidulisandite kõrvalt on ka inimeste teadlikkuse tõstmisel ja aitamisel et nad saaksid ise paremini aru, mis on tehtud valesti ja mida võiks teha paremini. Ehk kuidas säilitada võimalikult kaua sellist vitaalsust, elujõudu ja energiat ehk aktiivset eluperioodi. Ehk meie eesmärk ei ole mitte lisada neid aastaid, kus me peame olema valude käes, võtma ravimeid või isegi haiglavoodis, vaid just seda osa meie elust võimalikult kõrge vanuseni, kus me saame aktiivselt ringi toimetada, olla täies elujõus ja teha kõike, mida me tahame. Noh, tervisekontseptsioon, alustame siit. Mis see tervis siis on? Põhimõtteliselt on meie tervikliku organismi tervis sõltuv iga üksiku raku tervisest. Ehk et mida tervemad on meie rakud, seda elujõulisemad toimivad meie koed, mis moodustavad organeid ja kui kõik organid töötavad, siis süsteemid töötavad ja kui süsteem töötab, siis meie tunneme ennast hästi. Seega tervis on igaühe jaoks iseasi, kelle jaoks on see näiteks valu puudumine, kelle jaoks on see, et ja näiteks jaksab maratoni joosta, see on väga-väga erinev ja iga indiviidi enda määratletav. Küll aga üldiselt peame me terviseks seda, kui meil jagub energiat teha neid asju, mida me soovime. Tervis on kindlasti selline ressurss, mis on meie enda teha, kuigi seda mõjutavad väga paljud ka igasugused välised tegurid. Aga nii palju, kui me saame otsustada näiteks keskkonda, kus me elame, on meil võimalik ka teha valikuid et mida näiteks me joome, sööme, kui palju liigume, kas me elame linnakeskkonnas, kuskil tehase lähedal või me elame kuskil looduse sees, kus on värske õhk ja linnulaul, nii et sellised valikud kindlasti mõjutavad seda, millises seisus meie organism on. Aga kokkuvõttes on see selline keeruline süsteem ja teda on pidevalt vaja toetada, sest et ka organism ise pidevalt uueneb, muutub, vanad rakud surevad, uued sünnivad peale ja sellepärast igapäevaselt me peame hoolitsema, et meie kehal oleks seda materjali, millest neid uusi rakke üles ehitada. Sest kui seda ei ole, siis meie organismi kvaliteet järjest halveneb. Me teame, et osad rakud vahetuvad väga ruttu, näiteks silmarakud iga 2 ööpäeva tagant, meie soolestikuhattude, selliste väikeste kurrukaste rakud iga 2 tunni tagant ja meie luud umbes iga 7 aasta tagant. Nii et mitte kellegi meist keha üldiselt ei ole väga palju vanem kui keskmiselt, no ütleme ümmarguselt 5 aastat, päris viimaste rakkudeni välja, siis võib-olla seal 10-12 aastat, mis kõige harvem ja kauem nagu vahetuvad. Aga
tehniliselt võttes, see on teie keha eluiga ja sellest, kui hästi te tema eest hoolitsete, sõltub see, mis kvaliteeti te täna kogete oma kehas. Nii et meie ülesanne on luua just sellised tingimused, et meie keha tuleks oma funktsioonidega suurepäraselt toime ja ennetamine on kindlasti alati odavam ja efektiivsem kui hiljem raskete haiguste ravimine. Nii et tervise kontseptsioon, nagu te näete, koosneb siis väga mitmetest aspektidest ja üldiselt algab see just siis hüdratsiooni ehk nii-öelda rakkude niisutamisega ehk et me jooksime piisavalt vett. Vesi kui kõige enam levinud element meie organismis. Sellele järgneb kindlasti kvaliteetne toitumine ehk toitainetega organismi varustamine, mis omakorda siis viib füüsilise aktiivsuseni, et hoida meie keha vitaalsena ja liikumises. Halvad harjumused, head harjumused kindlasti mõjutavad meie tervist ja selle kvaliteeti. Režiim, millal me töötame, millal me magame, millal me oleme aktiivsed, millal me oleme puhkuses seisundis ehk et tore on olla aktiivne ja kogeda elu täiel rinnal, aga me kindlasti peame andma nii kehale kui ka vaimule mahti siis lihtsalt mõnes mõttes nagu logeleda, et me saaksime taastuda ja puhata. Sest kui liiga palju elamusi korraga peale tuleb, meie aju nõuab väga suurt ressurssi, et nendega toimetada. Ja emotsionaalne tervis, mida ei tohiks kindlasti unustada, et üks asi, me hoolitseme füüsiliselt oma keha eest, teiselt poolt aga, et me ka vaimselt oleksime terved ja eluterved. Ja kogukond, kes meie ümber on, kindlasti toetab seda, et kui öeldakse, et sugulasi ja naabreid ei saa valida, siis ühel hetkel me jõuame oma elus sinna kohta, et õnneks me saame valida seda kogukonda, kellega me lävime. Kas nad tõstavad meid või nad just nii-öelda võtavad meie motivatsiooni maha ja ütlevad, ah, sa niikuinii ei saa sellega hakkama, ah, ära parem üritagi. Mis sina ka endast mõtled, et kes sa siin oled? Nii et vali enda juurde, enda ümber just sellised inimesed, kellega sa tunned ennast hästi, kes panevad sind naerma, pane neid vastu naerma, tõsta neid ja ole ise tõstetud nende poolt. See loob juurde sinu elukvaliteeti ja võib-olla oled kuulnud seda, et iga sõna mõjutab vett ja programmeerib seda. Jaapani teadlane Masaru Emoto on sellest teinud palju uurimusi ja pildistanud veekristalle, näiteks erinevate sõnade või ka muusikaga mõjutamise tagajärjel. Ja ta jõudis järeldusele, et kui öelda häid positiivseid sõnu, siis need veekristallid, mis moodustuvad, on imeilusad ja jällegi vastupidi, kui öelda negatiivseid asju, sa oled loll, rumal, saamatu, siis vesi kaotab oma struktuuri ja läheb halvaks. Kuna me aga ise koosneme veest, siis täpselt needsamad asjad kehtivad ka meile. Öelge peegli ees iseendale häid asju, see programmeerib vett teie organismis ja teie rakud tunnevad ennast hästi. Tervise kontseptsioon niisiis, see on terviklik võti hoolitsemaks oma keha ja oma tervise eest. See aga kokkuvõttes on aktiivse pikaealise elu võti, nii et Coral Club, nagu ütlesin, on siis ainulaadne maailmas selle poolest, et ta pakub neid teadmisi, kuidas läheneda organismi tervisele terviklikult. Sellist teist ma ei ole kuulnud, et oleks kusagil mujal. Nii et vaatame siis lähemalt, millistest sammudest ja etappidest see koosneb. Nii, universaalne samm-sammuline kompleksne süsteem organismi tervendamiseks. Absoluutselt kõigile sobiv, sest et kui me räägime inimestest, aga tegelikult ka loomadest, siis loogika on ikkagi sama. Ja seepärast ei ole vahet, kas sa oled 5-aastane, 50-aastane või 105-aastane. Loogikat saab täpselt samamoodi rakendada igas vanuses inimeste peal. Jah, on teatud nüansid, mis hakkavad rolli mängima, näiteks ka ökoloogia kindlasti välised tegurid, aga on väga suur vahe, kuidas miski mõjub näiteks sellele inimesele, kes just on läbinud puhastuskuurid või see inimene, kes pole 50 aastat oma organismi puhastanud ja on pigem siis praktiseerinud neid nii-öelda tervist kahjustavaid halbu harjumusi, näiteks nagu suitsetamine. Seepärast on teatavad tegurid, mis mõjutavad,
aga üldine tervisekontseptsiooni loogika kehtib ikkagi praktiliselt kõigile. Kompleksne, see tähendab, et tänaseks hetkeks on Coral Club kokku pannud koos siin tegutsevate arstidega päris mitmeid selliseid tervikpakette, et sa ei peaks ise oma pead murdma, mida ja kuidas siis sellest pikast tootenimekirjast valida, vaid juba on olemas terviklahendused ehk komplektid, mis on vastava eesmärgiga siis koostatud ja millel on tähendatud siis selliste toodete koosmõjul kõige suuremat efektiivsust. Alati samm-sammuline lähenemine kõikides karpides ehk nendes päkkides, programmides siis on olemas samm-sammuline eestikeelne juhend, kuidas, millal, kui palju midagi siis tarvitada. Ehk nii siis toodete koha pealt, et milliseid kapsleid võtta hommikul, milliseid lõunal, milliseid õhtul enne või peale sööki või söögi ajal ja muud juhised siis ka muude segude või vahendite kohta. Nii et kõik on väga selge ja lihtne ja eesti keeles on materjalid olemas. Tervisekontseptsioonil on olemas ka süsteem ehk et see on korrapärane ja kokkuvõttes tervislik. Kui järgida neid samme täpselt õiges järjekorras ja soovitusi, nii nagu need on kokku pandud, siis saate te kindlasti tulemuse, mis võib-olla teid isegi üllatab, aga kindlasti parema enesetunde. Järgmine punkt, tervendamine. Me ei tegele Coral Clubis millegi ravimisega, vaid me toetame organismi tema enesetervendamise protsessides. Sest et isegi kui me paneme plaastri sinna haava peale või paneme kipsi ümber luumurruga käe või jala, siis ega see kips või plaaster tegelikult ju ei tervenda neid kudesid. Seda teeb organism ise. Meie roll siin on aga tagada talle see rahu ja puhas keskkond, et seal ei ole uusi mingisuguseid välistegureid, mis olukorda halvendaksid, vaid et me võtaksime ära välisagressori, näiteks surve või siis ka näiteks bakterid, eks ju, kui me räägime lahtisest haavast, selleks, et meie keha saaks siis aktiveerida enda tervendamisprotsessi. Ka väga palju midagi muud meil teha ei annagi. Kui te vaatate, kuidas ükskõik milline ravim töötab, siis antibiootikumid hävitavad lihtsalt kogu bakteriaalse koosluse, mis nad kätte saavad ja seened võtavad süsteemi üle. Ja selles siis seisab nende nii-öelda siis võitlusefekt, aga kui läheneda teistpidi, et toetada meie oma immuunsust, ei olegi meil vaja antibiootikume. Ei ole ise neid aastaid tarbinud ja ei ole ka oma lapsele tema 13 aasta jooksul ühtegi korda antibiootikumi kuuri teinud. Nii et on võimalik sedasi elada küll, kui sa oskad ennetada ja kasutad teistsuguseid teadmisi ja taimede väge selleks, et toetada organismi ennast ja mitte teda siis läbi ravimite nii-öelda veelgi omakorda kahjustada. Sest olgem ausad, ilma kõrvaltoimeteta ravimeid, ma ei tea, et oleks olemas. Alati on see nimekiri seal toodete juures kaasas. Ja viimaks siis organism pakub lahendusi kõikidele organitele ja süsteemidele. Ehk et tervisekontseptsioon alati läheneb tervisele terviklikult. Mitte niimoodi, et ühe tabletiga me ravime saba ja teisega sarvi ja kolmandaga võib-olla seal siis kapju, vaid alati me vaatame, kuidas on tervik tema osadega seotud ja et kõik tervikuna oleks siis toetatud ja tervendatud. 5 tervisekontseptsiooni teesi. Number 1, tervis, see on oluline ressurss ja kõige peamisem tegur, mis mõjutab meie elukvaliteeti. Teiseks, organism, ta on küll keeruline süsteem, mis vajab toetamist, aga see on meie enda teha, mis tingimused me talle loome ja kuidas me teda toetame, et ta tuleks oma funktsioonidega toime. Kolmandaks, nii nagu olen juba maininud, tervis algab rakust ehk mida paremini tunnevad ennast meie rakud, seda paremini töötab kogu terviklik süsteem. Neljandaks, rakud vajavad hüdratsiooni, puhtust, toitu ja kaitset, sest vesi ei ole mitte suurim abivahend ainult hommikuse duši võtmisel, vaid hommikune vee joomine aitab läbi pesta ka meie soolastiku eelmise päeva toidujääkidest.
aitab taastada veebalanssi, et vereringe läheb käima. Ilma veeta ei imendu ka 1000 € eest sisse neelatud kapslid, sest vesi on transporter, vesi on puhastaja, vesi on see, mis aitab meie filtersüsteemidel töötada. nii et seda on vaja väga paljudeks asjadeks. Viiendaks, rakkude tervist võib tagada vee, toidu ja õige psühholoogilise meelestatusega. Nagu doktor Olga Potukova ütleb, punkt number 1 alati on psühholoogia. Meil peab olema soov, otsus ja tahe oma olukorda parandada, võtta neid siis samme ette, mis aitaksid meil olla tervemad, energilisemad, elujõulisemad. Sest kui me ei ole oma peas ja oma südames seda otsust teinud, siis jällegi kõik ülejäänud sammud muutuvad mõttetuks. Meil jäävad programmid pooleli, me unustame vett juua ja nii edasi. Ja lõppkokkuvõttes peegeldab see seda, kuidas me tegelikult nii väga ei hooligi. Aga kui ei hooli, siis milleks üldse alustada? Nii et kui te olete valmis astuma selle sammu, siis kindlasti võtke kõigepealt oma südames vastu see otsus, et jah, ma loobun mõningatest halbadest valikutest ja ma teen selle asemel mõned paremad valikud. Oma keha toetavad, sest ma tean, et see on pikaajaline investeering oma tervisesse ja heaolusse. Aga kuidas siis algab see tervis sealt rakust? Rakk, see on üks organ või sihuke organism siis. Nii nagu meie hingame sisse hapnikku, välja süsihappegaasi. Me joome vett ja me käime tualetis pissil. Me sööme ja me väljutame ka toidujäägid. Täpselt samamoodi töötab ka rakk. Tal on samamoodi vaja hapnikku, et siis protsesse seal oma raku sees toimetada. Tal on vaja vett ja toitaineid ja lõpuks seesama vesi aitab väljutada rakust need elutegevuse jäägid. Just nii nagu meiegi puhul. Rakud aga uuenevad pidevalt, nii nagu ütlesin, mõned kiiremini, mõned aeglasemalt, aga uuenevad praktiliselt kõik rakud. Nii et keskmiselt 5 kuni 7 aastaga oleme me juba enam-vähem terviklikult uuenenud tervisega. Kui te aga tahate teada, kuidas teie siis elukvaliteet ja valikud olid kuskil 2-3 aastat tagasi, siis see pilt on see, mis teile avaneb täna oma kehas olles. Kui hästi te ennast tunnete? Kas olete hommikul ärgates nagu zombi ja vaevu saate ennast käima või ärkate te rõõmu ja energiaga ning teil jagub seda pika päeva lõpuni? Nii et just see, mis te tegite 2-3 aastat tagasi, määrab üldiselt ära selle, kuidas te täna ennast tunnete. Reeglina see on see aeg, kus kõik pehmed koed vahetuvad ja selle järgi on võimalik siis aru saada, mis valikuid olete te varasemalt teinud. Rakud aga kokku moodustavad koed omakorda elundid ja elunditest moodustuvad elundite süsteemid. Ehk et näiteks hingamiselundkond, südame-veresoonkond ja nii edasi. Organsüsteeme on meie kehas 12. Rakud lagunevad märkamatult ja selle tõttu me ei tunne kunagi, kui ma ei tea, näiteks vasaku neeru seal 175. reas see 391. rakk hüüab meeleheitlikult, et appi, mul on siin halb keskkond ja ma suren enneaegselt. Me ei taju seda. Isegi seda ei taju, kui mingisugune kude vaikselt laguneb ja hääbub, sest et tal on halb seal olla. Alles siis, kui organ on saanud märkimisväärse kahjustuse, annab meie süsteem meile sedavõrd juba tunda, et me hakkame ette võtma mingisuguseid samme. Küll aga kindlasti teate enda ümber inimesi, kes isegi siis veel mitte midagi ette ei võta. Tihtipeale on need muide mehed, kes lihtsalt kannatavad valu ja nad arsti juurde isegi ei lähe, vaid mõtlevad, et küll see üle läheb ise ja jätkavad võib-olla sedasama ennast hävitavat elustiili, mis on selle probleemi põhjustanud. Kuna aga me ei näe sedasama rakkude siis haigestumist ega lagunemist, siis seetõttu me ei näe ka selle haiguse siis kujunemise protsessi, me lihtsalt tihtipeale ei taju seda. Ja igal pool ei ole ka närvirakke, mis meile sellest valuga teada annaks. Kindlasti aga valu ükskõik kus annab märku sellest, et kusagil on mingi põletikuline seisund ja midagi on juba valesti läinud. Päris pikka aega.
Sellepärast on jällegi seesama, et ennetavad sammud ja elustiili valik ning organismi õigeaegne toetamine annavad teile pikaaegse sellise resultaadi just selle osas, et te aitate ära hoida neid krooniliste haiguste väljakujunemise etappe. Ehk et pikendame seda nii-öelda probleemi süvenemise hetke. Mida meie raks siis aga vajab? Nagu mainisin, hüdratsiooni ehk ennekõike vett. Vesi on raku elu alus. Rakk on ise veekeskkonnas ja rakus sees on vesi. Seejärel vajab rakk puhastust, et jäägid saaksid eraldatud, kui ta lükkab jäägid endast välja, et need seal ka rakuvahelisest vedelikust saaks välja viidud, eemaldatud, et tema ümber oleks puhas ja meeldiv keskkond. Sest see, kuidas tunneb ennast rakk, annab signaali meie kesknärvisüsteemile ja seega ka ajule selle kohta, kuidas tunneme me iseennast. Kui rakk tunneb ennast hästi seal keskkonna mõttes, siis seejärel vajab ta ka toitu. Vajab nii-öelda rakuvalemit, mille kohta siis venelased ütlevad nomer Boga ehk Jumala telefoninumber. Ja selleks on 22 ehk 22 erinevat aminohapet, asendatavad ja asendamatud, mida me peame saama toidust, mida meie keha ise ei tooda. Siis vähemalt 15 erinevat mineraali. Naatrium, kaltsium, magneesium, kaalium, tsink, seleen, raud, mangaan ja nii edasi, nii edasi. 12 erinevat vitamiini, A, B, C, D, E ja nii edasi. Meie rakk vajab erinevaid ensüüme ja ensüümid aitavad ühtlasi ka saada kõiki neid toitaineid toidust kätte. Ja veel vajab meie rakk oomega rasvhappeid 369. See on siis rakuvalem, nii et kui sööte, siis teate, vot just neid aineid te peategi sööma. Vahet pole, mis on allikas, kust te neid kätte saate, aga need on asjad, mida teie rakud vajavad. Ja viimaseks, rakk vajab kaitset. Kaitset toksiinide eest, kaitset välisagressorite eest, kaitset parasiitide eest ja ennekõike vabade radikaalide eest, mis võtavad muidu rakult ära teatava elektroni ja rakk sureb. Aga alustame esimesest sammust, hüdratsioon. Selle eesmärk siis on taastada vee ja soola tasakaalu, leevendada mineraalide puudust ja kaitsta rakke vabade radikaalide eest. Selleks viimaseks punktiks konkreetselt on korraldusabi tootevalikus siis H-500 ehk vesinik laenguga -500 ja see on antioksüdantne laeng. Ja mida kõrgemad on antioksüdantide kogused meie kehas, seda vähem saavad vabad radikaalid meid kahjustada. Vabu radikaale aga hingame me paratamatult kogu aeg sisse. Kui me joome kraanivett, me saame sealt väga suure koguse vabu radikaale. Nii et juues näiteks korallivett, me saame jällegi teistpidi suure koguse antioksüdante. Kui me sööme värskeid puu- ja juurvilju, me saame antioksüdante. Kõike, mis on elus, see sisaldab ka antioksüdante ja iga antioksüdantne siis miinuslaeng seob endaga ühe vabaradikaalse plusslaengu ja kui neid on kehas vähemalt võrdselt, kuigi hea oleks alati rohkem antioksüdante, siis meie rakud tunnevadki ennast hästi, siis meie rakud püsivad kauem elusana ja vabad radikaalid ei tee meid vanaks, ei hävita meie tervist ega organismi. Nii et hästi-hästi oluline. Naised üldiselt vähemasti on kreemide reklaamis kuulnud seda sõna antioksüdant ja teavad, et see aitab hoida nooremana, nahka säravama ja elujõulisemana. Nii et täpselt sama töötab ka meie organismis sees. Küll aga vee eesmärk siis ongi, sest vesi peaks olema mineraliseeritud, kindlasti elektrolüütidega ehk mitte juua destilleeritud vett ja paraku enamasti see, mis tuleb ka siis Tallinnas Ülemistelt valdavalt, aga üldiselt siis see torustikuvesi. Eestis ei ole väga palju neid kohti, kus oleks mineraalide rikas põhjavesi ja kui ta läbib seal veel selle veepuhastusjaama, kus lisatakse sinna muid kemikaale, siis paraku selle kasutegur ei ole kuigi suur. Samamoodi isegi kui maa sees on vesi miinuslaenguga ehk antioksüdantne, siis jõudes maa peale ja voolates seal juba mõnda aega, ta paraku rikastub üpris kiiresti nende samade vabade radikaalidega. Elades linnatingimustes on kindlasti see õhk
kordades paksem nendest vabadest radikaalidest kui see, kui te elate kuskil keset metsa, sest et puud ja loodus, mis teid ümbritsevad, sellisel juhul aitab väga palju siis seda õhku nii-öelda siis rikastada nende samade antioksüdantidega. Vesi on meie eluallikas. Nii et nagu mainisin, ta viib ennekõike just toitained ja hapnikku rakkudesse ja seeläbi toetab siis organismi tööd. Puhastab toksiinidest ehk aitab välja viia elutegevuse jääkprodukte ja toksiine. Nii neid, mida me saame väljast, kui ka neid, mida meie keha ise siis läbi elutegevuse toodab. Vesi, kõige kiirem, lihtsam ja odavam siis kaalulangetuse või kaalu kontrolli all hoidmise vahend. Igaühel käepärast, eks ju. Kiirendab ainevahetust, sealhulgas ka rasvade põletusprotsessi. Nii et kindlasti ma soovitan oma päeva alustada vähemalt 640 milliliitri sooja mineraliseeritud veega. Seega saate te kõige suurema kasuteguri ja kõige mõnusama alguse oma päevale, sest juba kohe te aitate vähendada seda veepuudust, mis on ööga tekkinud ja teiseks annate nende mineraalidega selle antioksüdantse laengu oma kehale. Keha saab puhastada ennast eelmise päeva jääkidest. Veri ei ole enam paks nagu siirup, vaid saab oma normaalse konsistentsi tagasi, neerud saavad töötada ja teie organism tunneb ennast hästi. Vesi aitab reguleerida keha temperatuuri, et see oleks stabiilne, sest me ei ole kõigusoojased, vaid me oleme püsisoojased ja kindlasti on veel ka teatav roll siis, kui on vaja tõsta palavikku üles, kui me võitleme mingite võõrsissetungijatega. Samas reguleerib siis vere viskoossust ehk siis aitab säästa südant ületöötamisest, sest kui veri läheb paksuks ja vererõhk tõuseb kõrgemaks, sest et seda on raskem läbi veresoonte pumbata, siis peab süda töötama topeltkoormusel ja see on hästi-hästi oluline samamoodi. Ja lõpuks võib-olla selline koht, mille peale me tihti ei mõtle sedasi, aga vesi aitab nii-öelda siis ka meie liigeste seisundile kaasa, sest et ta on hästi oluline nii-öelda see koostisaine siis liigese vedeliku moodustumisel ehk et meie liigesed töötaksid ja oleksid nii-öelda siis määritud piisavalt, et närvirakud ei surutaks seal näiteks kahe selle luu vahele sedasi ja et nad ei põhjustaks meile valu. Hüdramaks seega on optimaalse hüdratsiooni komplekt ja see on esimene samm siis, millest on hea alustada just selleks, et taastada siis antioksüdantse laengu korralikud varud organismis, just raku tasandil anda rakkudele energiat ja hakata siis tegelema organismi puhastamisega nii-öelda leebel ja tasakaalustatud moel. Parandab kindlasti siis ainevahetusprotsesse ja on igatepidi selline baaskomplekt, mida mina isiklikult juba aastaid igapäevaselt tarvitan. Hüdramaks koosneb 3 tootest, Coralmine, Pentogan ja H-500, mida juba mainisin. Hästi-hästi kõrge siis antioksüdant. Kõige kõrgem antioksüdantne laeng, mis maa pealt on leitud, on -750 ja see on üks mägioja kuskil seal Pakistani, Iraani piiri peal. Nii et -500 hetkel on parim, mida on suudetud ise nii-öelda siis mineraale teataval moel ja teatavas formaadis kokku pannes luua. Võib võtta koos kapsliga, mina isiklikult panen oma hommikusse korallivette, tühjendan kapslid ära ja joon selle kohe sisse, et see omastuks siis koheselt. Pentogan aga on kaalium ja kuna meie toit tihtipeale tänasel hetkel siin läänemaailmas on väga palju naatriumiga rikastatud ja ülerikastatud, kaaliumit me saame aga pigem vähem, siis just kaalium on see, mis on vajalik siis selle nii rakupumba töötamiseks, kui ka ta aitab hoida siis naatriumi seisu balansis meie organismis. Nad töötavad omavahel niimoodi, et üks aitab viia toitained rakku sisse ja teine jällegi tuua jäägid välja. Mõlemad on ühtmoodi olulised, aga lihtsalt naatriumit tavaliselt me saame igalt poolt rohkem, kui võib-olla peaksime ja kaaliumit pigem vähem, kui oleks vaja. Nii et kaalium on kindlasti selline element siis,
mida tasub juurde võtta, seda võivad teile rääkida ka kõik sportlased, sest kaalium aitab ära hoida siis ka lihaspinget ja teistpidi aitab transportida hapnikku lihastesse just siis, kui on seda rohkem sinna vaja. Ja Coral Mine on siis Coral Clubi algusest peale tootevalikus olnud baasprodukt ehk et imeväiksed 1-grammised siis filtrikesed, mis aitavad mitte ainult puhastada vett, kuhu need sisse pannakse, vaid muuta nende struktuuri, pinevust, pH-d ja mida kõike veel ning rikastades seda vett 69 erineva mineraaliga. See annab meile siis selle aktiivse energia, puhta vee, mis on täpselt sellises formaadis, mis on vesi meie rakus sees ehk meie organismil on seda ülikerge vastu võtta, me säästame 8 tundi energiat, mis muidu kuluks organismil selle joodud kraanivee või pudelivee ümbertöötlemiseks. Ja kindlasti aitab Coral Mine'i veefilter eemaldada sealt kõik igasugused toksilised ained, mida veepuhastusjaamas paratamatult vette lisatakse, sest muidu läheks see vesi seal torustikus lihtsalt bakteritest kasvama ja see ei oleks jälle teistpidi hea. Nii et nagu näete, see komplekt on tõesti eluks hädavajalik ja selline baas, millest tasub alustada, et ennast igapäevaselt hästi tunda. Järgmine etapp aga tervise kontseptsioonis peale hüdratsiooni on puhastus. Ja puhastus on ennekõike just nimelt parasiitidest. Ma tean, paljud inimesed armastavad mõelda, et temal küll parasiite ei ole. Ometigi, ka siin, kui ma teiega räägin, õhus minu ümber lendleb lõputus koguses baktereid, viirusejuppe, seeneeoseid ja võib-olla ka ussimune, ma ei tea. Sest et õues liikudes ikkagi võib saada midagi sealt endaga kaasa. Ja kuna mul on koduloomaks kass, kes küll õues ei käi, aga temalgi kindlasti aeg-ajalt tekib parasiite, sest et mina käin õues, siis alati, kui ma teen antiparasitaarset kuuri, teen ma kindlasti seda koos kassiga ja koos oma lapsega samaaegselt, sest ei ole mõtet puhastada üht, sest mis on ühel, levivad kohe ka kõikidele teistele pereliikmetele. Nii et parasiit ei ole mitte ainult paeluss, vaid kuni mu laps näiteks käis lasteaias, siis olid tal need pisikesed naaskelsabad ehk piimaussid, no praktiliselt kogu aeg, sest kõik teised lapsed lasteaias ussitavad. Aga mina tõenäoliselt ainsana tegin oma lapsele parasiidikuuri. Ja võib-olla paar nädalat oli siis vahet, kuni ma kuulsin, et jälle ta krigistab hambaid ja jälle on need ussid tal seal sees. Ja ei olnudki midagi teha, hakkasin mõne aja pärast jälle otsast peale selle kuuriga. Ja loomulikult siis kogu ülejäänud perele samamoodi. Nii et esimene samm, me vabaneme parasiitidest. Paraku olid nemad siin juba ammu enne seda, kui inimene tuli maa peale. Ammu enne seda, kui meie välja kujunesime. See ongi bakterite, viiruste, seente ja üleüldse kellegi teise arvelt elajate parasiitide jaoks nagu kohastunud maailm. Meie oleme siin nagu väliskülalised. Nende armust. Ainult tänu bakteritele saame me siin eksisteerida. Enamus neist õnneks on meile soodsad, kasulikud ja aitavad meie elutegevusele kaasa. Paraku aga leidub ka neid, kes on patoloogilised ja tekitavad haigusi. On igasugused pärmseened, näiteks Candida, kes elavad meie sees, nõuavad suhkrut ja me armastame magusat tänu neile, sest nemad tahavad seda saada. Me sööme süsivesikuid, sest ka igasugused muud olendid meie kõhus soovivad saada kiiret energiat ja selleks võivad olla igasugused muud ussid samamoodi. Selleks on kindlasti ka need patoloogilised bakterid, sest ka nemad tihtipeale paljunevad süsivesikute pealt. Aga nagu näete, see nagu parasiitide skaala on samuti päris lai. Miks me neist aga tahame vabaneda, sest et nad kasutavad meid oma elukohana. Meie söödame neid, nemad elavad meie arvelt, arvestage, nad on esimestena soolestikus ootel ja maiustavad ära paremad palad kõigest, mida meie sööme. Ja viimased riismed on need, mis jõuavad siis pika soolestiku lõpuks sinna jämesoolde, kus siis toitained imenduvad, kui seal on veel midagi, mida imenduda. Seega, kui me tahame, et meie rakud ka toitu saaksid, siis me peame eemaldama aeg-ajalt need parasiidid, et nad ei sööks meie rakkude jaoks mõeldud toitu nende eest ära. Järgmiseks,
kõik, mida nad söövad, nad ju samamoodi eritavad jääke ja see on toksiinide hulk, mis tekib meie organismis sees, mida me ei soovi. Lõpuks aga, kui nende elutegevuse tsükkel on läbi, nad ei välju meist selleks, et minna kuskile mujale surema, vaid surevad meie kehas ja see omakorda suurendab toksiinide hulka. Niisiis äh, parasiit on midagi, mis ei loo meile väärtust, erinevalt näiteks probiootilistest mikrofloora bakteritest, kes aitavad toitu seedida meie organismis, vaid nad ainult kasutavad ressursse ja meie keha kui peremeesorganismi toidulauda ja surnuaeda enda jaoks. Ja puhastuskuuri järgmine siis eesmärk ongi väljutada neid toksiine, mis siis on ka parasiidid tekitanud. Kolmandaks, parandada seedimist ja ainevahetust ehk et meie keha töötaks paremini ja neutraliseerida siis ümbritseva keskkonna agressiivset mõju. Ehk et paraku parasiidid nii või naa satuvad meie organismi sealt väliskeskkonnast ja mõjutavad meie isusid ja meie heaolu. Natuke liigutan. Kust me neid parasiite siis aga saame? Kindlasti puhastamata vesi, mis on võib-olla mitte kõige usaldusväärsemast allikast tulnud, siis laste mänguväljakud, kus lapsed puutuvad kokku kõigega, vahetavad omavahel mitte ainult baktereid või mänguasju, vaid kõike, mis ka sealt siis kaasa saadakse. Köök, kus ei järgita võib-olla aktiivselt neid siis hügieeninõudeid, näiteks sama siis lõikelaua peal lõigutakse nii toorest liha kui ka kala ja sedasi tekib siis ristsaastumus. Eriti hea nakatumise võimalus on muidugi toore kalaga sushit süües. Just selleks on sushi kõrvale alati wasabi, sest vürtsid tavaliselt aitavadki siis hoiduda parasitaarsest nakkusest ehk et nad ei leviks meie kehas edasi. Ja see on ka üks põhjus, miks mitte juua peale sööki toidule peale ega ka siis loomulikult söögi ajal nii-öelda lonksavad sinna vahele, sest see lahjendab ära maahappe, aga maahappe eesmärk ongi olla happeline, et ta nulliks nagu võimaluse, et keegi elusana sealt maost edasi pääseks sinna aluselisse siis soolestikku, kus nad saaksid edasi areneda ja paljuneda. Vaid et kui ka need ussimunad satuvad koos selle toiduga meie makku, siis et nad sinna ka jääksid ja nad nii-öelda lagundataks sedasi, et neist ei hakkaks siis loomad arenema, ütleme nii. Kõiksugu sellised ühiskäidavad kohad nagu igasugused poed, ühistransport, kohad, kus on palju inimesi liigub ja kus nad puutuvad erinevaid siis kohti kätega, siis see on selline võimalus siis, kust me saame selle nakkuse parasiitidega. Igasugused putukad, näiteks nagu sääsed, puugid, eks ju, nagu teame, kannavad edasi ka erinevaid nakkusi. Siis lülitid, ukselingid, eks ju, nagu juba mainisin, koduloomad kindlasti, kui teil on kodus sellised koduloomad, kes käivad õues ja puutuvad kokku mullaga, siis see on parim võimalus saada erinevaid siis parasitaarseid nakkusi. Paraku nii see on. Nii et sellisel puhul võiks teha iga 3 kuu tagant seda antiparasitaarset kuuri siiski. Ja pesemata puujuur ja köögiviljad paraku samamoodi, te ei tea kunagi, millega nad kokku on puutunud. Siia juurde ma võib-olla lisaks ka need kõik lahtised müügiletid, mitte ainult poodides, aga vahel ka kuskil turul, laadal, kus iganes. Kui te ainult näeksite seda mikromaailma, mis sisuliselt minutitega sinna nendele marjadele ja viljadele maanduvad, siis te tõenäoliselt enam kunagi sealt midagi otse suhu ei paneks, ei prooviks ühtegi maasikat ega midagi, sest et kõik see on jällegi suurepärane nakkuseallikas. Ma mitte kunagi ei osta sellistest lahtistest kohtadest lahtise leti pealt sealt ilma nagu, et seal oleks mingisugune kate peal mingisugust liha või mis iganes, nagu ma ei tea, suitsukala või mingeid saiakesi või mida vaan, et alati see peaks olema hügieeniliselt hoitud. Tänaseks hetkeks, kuna see materjal on juba mõned aastad vana, ei oska küll öelda, mis konkreetselt see maaelanikkond on või mida
mil moel nad on täpselt need kõik inimesed üle kogu maakera seal sügavate džunglite ja milleni välja kõik ükshaaval ära lugenud, aga umbkaudu 8 miljardit see on ja hinnanguliselt siis 1,5–2 miljardit, ma ütleks, on nakatunud helmintide ehk ussidega. See teeb umbes 20% siis. See aga on siis võib-olla see osa, kes on tuvastatud ja ka need inimesed, kes ei käi kunagi kuskil sellises kontrollis ja lõpuks nagu isegi kui anda see roojaproov, siis parasjagu ei pruukinud olla mitte ühtegi emast ussi, kes seal sellel päeval nagu munesid, et isegi kui seda läbi siis seal laboris sobratakse ja ühtegi muna ei leita, ei tähenda seda, et teil usse näiteks ei oleks. Sest on näiteks kutsikasolkmeid, kes elavad üldsegi veresoonkonnas. Igaüks neist joob natukene seal mingid grammid verd päevas, eks ju, ja nad ei käigi üldse soolestikus munemas. Teil võib elada aastakümneid sees isane paeluss, kes ei munegi mitte kunagi, eks ju. Ja te ei suuda kunagi seda roojaprooviga tõestada, nii et paraku selle koha pealt on veterinaarid natukene nutikamad kui võib-olla teie perearst, sest et veterinaar teab, et tuleb teha siis koduloomale vähemasti ussikuur vähemalt 2 korda aastas. Teie perearst seda teile paraku ka välja ei kirjuta. Niisiis, Parashield komplekt mõeldud just täpselt siis parasiidivastaseks kaitseks ja nendest vabanemiseks. Parashieldi komplekti on kahes formaadis, on Parashield, siis, mis koosneb parafaidist, kus on erinevad taimed ja just sellised taimed, mida loodus on meile andnud selleks, et parasiitidest vabaneda. Siis Coral Burdock ehk takjajuur, mis aitab siis maksa puhastada, MSM ehk metüülsulfonüülmetaan ehk looduslik formaat, orgaaniline formaat väävlist. Väävel seob endaga toksiine ja mürkaineid, eriti just raskemetallid on asendamatu selles mõttes. Siis superfloora, mis on mõeldud siis soolestiku mikrofloora taastamiseks ja parandamiseks ja on unikaalne toode selles mõttes, et seal ei ole mitte ainult need siis kasulikud bakterid ehk probiootikumid, vaid sinna kapslisse on juurde pandud ka prebiootikumid, mis kokku siis moodustab nagu sümbiootikumi ehk prebiootikum, mis on nende samade bakterite siis toit ehk inuliin ehk kiudaine ja see aitab hoida, et isegi kui need kapslid siis on seal kuskil riiuli peal 2 aastat oodanud teid, et need bakterid ei ole seal suures osas välja surnud, nii nagu juhtub näiteks tihtipeale jogurtitega, mida te poest ostate, ütleme Actimelil näiteks on kuskil 6 päeva see aeg, mille jooksul need kasulikud bakterid seal veel elus on. Kui te aga juhtumisi ei jõua selle 6 päeva jooksul seda pudelikest ostetud ja ära tarbitud, sest üks asi on see, kui ta tuleb sealt tootmisest, teine asi, millal ta jõuab sinna poelattu, millal ta jõuab riiulile ja pärast teie ostmist sealt külmkapist, siis millal te selle ära tarbite, siis tihtipeale on enamasti rohkem kui 6 päeva juba möödas. Nii et kui te teete ise kodus jogurtit, on kindlam, et te sealt neid kasulikke probiootikume saate, aga selliste nagu poetoodete peale ma väga ei jääks lootma. Samamoodi hapendage ise võimalusel kodus igasuguseid juur- ja köögivilju, kapsaid, kurke, porgandeid, mida vaan teile meeldib, sest et sealt saate te koheselt selle kasuliku siis probiootikumide kombo ja neid oleks hea tarbida igapäevaselt. Eriti teil, kel on pimesool välja lõigatud, sest pimesooles kuuldavasti hoitakse meie unikaalset mikrobiomi siis nii-öelda koodi ja sealt saab hakata taastama uuesti siis seda, kui te olete võib-olla olnud sunnitud läbima antibiootikumi kuuri ja teie immuunsus on 0 või olete näiteks käinud vaktsineerimas või mingil muul põhjusel siis on teie mikrofloora hävinud, olgu selleks keemiaravi või mis tahes, et siis saab sealt hakata seda taastama, aga just siis tulevad need hapendatud toidud asendamatu abilisena meile appi. Ja viimasena sama korral mida juba eelnevalt siis mainisin. Kokku annab see sellise parasiidivastase kaitse ja aitab siis puhastada nende elutegevuse jääkproduktideks meie organismi, parandada mikrofloorat ja tugevdada siis immuunsust. Parashieldist on aga laiendatud versioon, mis kestab 2 kuud ja selle nimi on siis Parashield pluss ja lisaks on seal siis sipelgapukoor seleeniga, mis on looduslik antibiootikum
ennekõike seente vastane, aga ka ussidele, bakteritele ja muudele see ei meeldi. Siis korralmustpähkel, mis on lihtsalt ulme kui hea siis näiteks C-vitamiini allikas, 50 korda rohkem C-vitamiini kui tsitrulisistes, mida kõike ta ei suuda, suurepärane vähivastane vahend, rohkelt häid siis omadusi. Siis seesama takjajuur, MSM, assimilaator lisaks, mis on siis ensüümide kompleks ja juba mainitud superfloora ehk sümbiootikum. Ja nagu ütlesin, siis Parashield pluss programm kestab 2 kuud. Ärge muretsege, täpsed juhised on seal sees, mida, millal, kui palju võtta. Mis on selle eelis? Ta on veelgi siis tugevam see parasiitide vastane kaitse, sest annab laiema spektri, kelle vastu ta aitab siis võidelda ja keda väljutada, sest korraklaabi tooted ei ole mõeldud nii nagu keemilised apteegi parasiidivastased vahendid siis tapmaks neid meie organismis sees, vaid vastupidi, tegemaks nende elu niivõrd ebamugavaks, et nad vabatahtlikult lahkuvad siis koos toidujääkidega, mis me tualetipotti väljutame. Küll aga on siis Parashield plussis ka see intensiivsem organismi puhastamine ja, ja veelgi siis tugevdamine. Kolmandaks etapiks on siis puhastus toksiinidest. Kui parasiitidest oleme vabanenud, see tähendab juba on see koormus organismile vähenenud päris märgatavalt, siis järgmine etapp on väljutada neid toksiine, mis on kehasse kogunenud võib-olla aastakümnete jooksul, kui me ei ole seda kunagi teinud, kui me ei ole mingisuguseid puhastusprogramme ja detokseid läbinud. Ja see on siis kolmas etapp tervise kontseptsiooni sammude hulgas. Puhastus on siis vajalik selleks, et nagu oleme juba rääkinud, meie keha ise seespidiselt siis oma elutegevuse käigus lihtsalt toodab erinevaid siis toksiine, sest et meie rakk väljutab nad endast ja neid nimetatakse endotoksiinideks. Samamoodi endotoksiinid on tegelikult kõik need jäägid ja toksiinid, mis meie kehas tekivad ka tänu meis elutsevatele parasiitidele. Eksotoksiinid aga on kõik see, mis tuleb väljaspoolt. Saastunud õhk, mida me hingame sisse. Igasugused mürkained, mis võivad olla siis nii toidus kui ka joogis. Ennekõike igasugused lisaained, mis on meie toidus, mida tänasel hetkel, noh, vahest vaatad, see nimekiri on ikka lõputult pikk, kuigi kirbukirjas seal ükskõik millise siis karbi või pakendi peal ja enamasti inimesed on juba suuresti loobunud selle pika nimistu lugemisest. Küll aga võiks tegelikult hoopis küsida, et miks nii palju lisaaineid on sinna toidu sisse vaja panna ja kuidas need kõik kokku mõjutavad meie organismi. Ma ei tea, et oleks tänasel hetkel veel välja antud Euroopa Liidus näiteks ühtegi regulatsiooni selle kohta, et kui teatavat E-ainet juba on mingisuguses lubatud koguses sinna tootesse pandud, siis kuidas see üks aine reageerib mingite teiste ülejäänud 5 või 10 E-ainega, mida sinna veel pannakse, sest paraku keemilised reaktsioonid tekivad nii või naapidi, aga ei ole mitte midagi minu teada seni veel siis sedasi reglementeeritud, et kui mingid ained juba on, siis mida teist enam näiteks juurde panna ei tohi või kuidas see mõjutab nagu lubatud koguseid. Paraku me oleme katsejäänesed siin selles laboris ja need tulemused on näha alles aastakümnete pärast, kui avastatakse võib-olla, et oi-oi, ei olekski tohtinud nii lubada, et jah, üks aine ühes mahus on okei, aga kui seal on veel 9 muud ainet juures, siis see enam ei ole okei. Nii et meie valik, millist toitu me poest ostame, sest oma rahakotiga käime me seal hääletamas selle osas, milliseid asju meile toodetakse. Korral detoksega on mõeldud just nimelt nendest toksiinidest siis vabanemiseks. Toksiine aga on 2 sorti, rasvlahustuvad, millega tegeleb maks ja vesilahustuvad, millega tegelevad neerud. Coral Detox koosneb siis komplektina korralmainist, nagu rääkisin, väike veefilter, mis annab meile mineraale, H-500 ehk hästi tugev antioksüdant,
mis on siis ennekõike mõeldud just nimelt neerude töö toetamiseks. Assimilaator, mis on siis erinevate ensüümide kompleks, ensüümid mõeldud lagundamaks siis nii valke, rasvu kui ka süsivesikuid. Ja assimilaatoril kui ensüümide kompleksil on veel väga palju erinevaid funktsioone, sest et ta aitab kaasa ka rasvarakkude põletamisele näiteks ja nende siis rasvlahustuvate jääkide siis väljutamise protsessile. Ta teeb koostööd maksaga, aga kindlasti ennekõike toetab seedeprotsesse ja korralletsitiin, mis toetab siis maksa siis puhastusprotsessi ja töötab nagu seep, aidates maksa puhtaks pesta, sest maksal on väga palju erinevaid funktsioone, umbes 500 ja näiteks igapäevaselt, kui meie kehas on kuskil 4,5 liitrit verd, voolab läbi maksa ööpäevas umbes 4 tonni verd. Ehk kujutage ette, kuivõrd palju kogu aeg maks peab tööd tegema, et seda tsirkulatsiooni seal siis filtreerida ja rasvlaostuvad need toksiinid sealt siis vereringest eraldada, suunata need sappi ja et sapp saaks nad siis toiduga koos väljutada. Nii et selline tervikkomplekt, jällegi nii-öelda baas, millega oma keha toetada. Ja teiselt poolt siis ka Coral Detoxist on tehtud laiendatud versioon, Coral Detox pluss, mis siis lisades pentokani ja lutserni on veelgi efektiivsem. Pentokan, nagu rääkisin, eks ju, kaalium, mis aitab siis rakkudest ja rakuvahelist vedelikust tuua paremini seda vesi lahustuvat toksiini ennekõike välja ja korral lutsern, mis toetab siis neerude tööd ehk et sisaldab palju vitamiine ja ka klorofülli ja lutserni võib-olla teate teise nimel ka alfa-alfana ehk et lutserni idusid näiteks saab osta samamoodi tavalisest toidupoest, võite ka seda teha ja saate sealt samuti väga kasulikke aineid siis, mis toetavad teie neere. Järgmine etapp aga puhastuses on siis parendada seedimist ja ainevahetust ja just selleks on siis hea jällegi seesama assimilaator. Väliskeskkonna negatiivne mõju aga sõltub siis sellest, kus me elame, milline on meie elustiil ja milline on selle piirkonna saastatus. On piirkondi siis, kus on võib-olla tööstus, kus on kaevandused, kindlasti maakera peal tuleb meile esimesena pähe võib-olla Aafrika või ebakvaliteetse vee või üldse veepuuduse nagu piirkond, kuigi loomulikult on seal olukordi seinast seina. Väliskeskkond saab mõjutada meid läbi viiruste ja bakterite, mis siis ringlevad ja ka selle osas, kuivõrd vastuvõtlik on meie organism neile ja kuivõrd tugev või nõrk on meie immuunsus, kas ta tuleb nendega toime või mitte. Siis kuivõrd kurnatud ja reostatud on siis see pinnas, kus meie toit kasvab. Tänasel hetkel meie poodides on väga lai valik üle maailma tulnud igasugustest erinevatest viljadest ja me tegelikult kunagi ei tea, mida või kui palju need sisaldavad. Järgmiseks siis olmekeemia ja kosmeetika. Me mõtleme, et kui me kasutame näiteks domestust seal tualetis või Fairyt oma nõudepesus, et mis see siis ikka teeb. Aga tegelikult kõik, mis voolab kraanist ja tualetist ja kanalisatsioonist alla, jõuab lõpuks ringiga tagasi meie kraanivette ja me joome selle umbes aasta pärast endale sisse. Enamasti riikides ei ole olemas sellist veepuhastussüsteemi, mis näiteks eraldaks sealt mikroplasti, aga ka sellised kemikaalid. Seetõttu tihtipeale leitakse veest, kraaniveest igasuguste antibiootikumide või muude ravimite jääke, sealt leitakse antibeebipillide siis lahjendatud koguseid, igasuguseid jääke siis kodukeemiast ja ennekõike loomulikult sedasama mikroplasti. Nii et paraku kõik see mõjutab ka meie siis seda väliskeskkonna kvaliteeti. Kindlasti, kui tööstuse jääkained lastakse kusagile loodusesse, mis me teame, on väga populaarne näiteks Indias, aga kindlasti teataval määral ka Hiinas, kus nagu eriti ei ole mingit kontrolli, rääkimata veel väiksematest kohtadest nagu mingid Vietnamid ja muud sellised, kus palju toodetakse näiteks riideid, mis meieni jõuavad. Siis kindlasti heitgaasid,
olles linnatingimustes, me hingame neid korduvalt rohkem sisse kui maal looduse keskel elades. Toksiinid siis juur- ja puuviljades, mis on ühelt poolt keemilised väetised, teiselt poolt aga taimekaitsevahendid, mis piserdatakse põldudele. Paraku jah, tulevad nad nii või naa kaasa. Ma ei tea, et Eestis oleks võimalik enam päriselt 100% orgaanilist ja puhast toitu toota, sest keskkond on juba niivõrd ära saastunud nii või teisiti. Ja säilitusained, värvained, maitsetugevdajad, kõik muu see keemia, mida siis lisatakse juba sihipäraselt sinna siis lõpp-produkti, mida me poest siis omale söömiseks ostame. Kõik see mõjutab siis seda, kuidas meie organismis see seisund on ja kui palju on siis toksiine või seda, mida meil oleks vaja puhastada. Kuidas meie organism aga meile märku annab sellest, et ta võib-olla ei tunne ennast väga hästi, et midagi on natukene valesti. Maks kindlasti ei valuta praktiliselt mitte kunagi, ta on väga selline pretensioonitu organ siis mõnes mõttes, aga me saame teiste sümptomite järgi lugeda välja seda, et meie maks tegelikult ei tunne ennast väga hästi. Näiteks igasugused nahaprobleemid, hall nahk, kollane nahk, portsunud nahk, tuhm nahk, igasugused sünnimärgid, plekid, mis iganes selline nahadefektid annab märku sellest, kuidas maksaseisund on. Pikaajaline võib-olla sihuke liigne väsimus, et magame 8-9 tundi, aga ikka tunneme ennast väga kurnatuna. Ärritatavus, kõrvetised, iiveldus, oksendamine. Kui te mõtlete näiteks alkoholi tarbimise peale, siis tihtipeale kõik need sümptomid, mis meil on, meil hakkab iiveldama, meid ajab oksele või meil on peavalu, need reeglina tulevad maksast. Kui meil ei ole just näiteks selline siis mingi mürgistus või nakatumine, et me sellepärast oksendame või me kogemata ei ole saanud mingit peatraumat, eks ju. Et muul juhul võite kahtlustada seda, et maksal on natuke mingeid probleeme ja ka allergiad on seotud siis maksaseisundiga. Seedekulgla, igasugused soolestikuhäired, nõrgestatud immuunsus, jällegi ärritatavus, aga samamoodi ka nahaprobleemid. See kõik paistab siis välja meie naha pealt, kuidas meie organism seespidiselt ennast tunneb. Igasugused ainevahetuse probleemid, näiteks üleliigne kehakaal, igasugused tursed, jällegi väsimus. Kuiv nahk viitab ennekõike sellele, et me ei joo piisavas koguses vett. Probleemid küünte ja juustega, haprad, lõhenevad küüned ja juuksed, jällegi veepuudusest. Peavalud, toksiinide üleküllus. Mida rohkem toksiine ringleb meie veres, seda raskemini mõjub see maksale, sest et temast käib see veri ju läbi ja nagu ütlesin, maksast tulevad need peavalud, iiveldused, oksendamised. Kui teil on välja kujunenud juba regulaarsed migreenid, siis punkt 1, hakata suurendama veekoguseid, mida te igapäevaselt joote. Punkt 2, lisage juurde midagi, mis toetab teie maksa siis protsesse ehk et seesama eelnevalt mainitud letsitiin näiteks. Ma väga soovitan, kui teil on tõsised maksaprobleemid, lisada sinna kõrvale ja juua õhtuti Fun Detox teed, mis on just nimelt mõeldud maksa siis regenereerimiseks. Maks muide päris ruttu ennast taastab, kuskil 3-4 kuud ja maks on ennast uuesti üles ehitanud. Nii et rohkem ei olegi vaja pingutada. Pange see 3 kuud näiteks siis tugevalt maksatoetusesse ja teie elukvaliteet paraneb juba märgatavalt. Ning immuunsus siis 4. punktina. Sagedased ja kauakestvad ägedad viirushaigused. Saate midagi, koheselt olete seal palavikus, köhad, nohud, kõik jutud ja lõpuks need sümptomid jäävad vinduma, siis see viitab immuunsuse nagu halvale seisundile ja toksiinide, mürkainete üleküllusele teie organismis. Krooniliste haiguste ägenemine, eks ju, et kui igasugused staadiumid lähevad järjest siis suuremaks, sümptomid tugevamaks, see viitab sellele, et teie organism on saastunud ja väga suures hädas juba, oleks vaja võtta ette samme, et teda aidata. Ja kindlasti kerge vastuvõtlikkus infektsioonidele, et me saame kergesti siit ja sealt neid haigusi omale külge ja jääme ka päriselt haigeks, mitte meie keha ei suuda sellega siis toime tulla. Sest paraku nakkused nagu nakatumine, see on praktiliselt igapäevane. Me kogu aeg saame midagi. Küsimus ongi selles, kui hästi meie immuunsus suudab sellega toime tulla. Niisiis, järgmine samm siis selle puhastuse juures on Colovada, mis on soolestiku puhastamise programm.
ja selle on kokku pannud doktor Albert Seer, kes on toitumisspetsialist ja teadlane ning ta on loonud selle 3-etapilise korduvalt ja korduvalt katsetanud enda peal, aga tuhanded inimesed üle maailma, tõenäoliselt juba 10 000 on seda samuti läbinud ja on suurepäraseid tulemusi saanud. Võib-olla teate näiteks näitlejat Evan McGregorit või siis maadluse maailmameistrit Evan midagi something, mul ei tule see nimi praegu meelde, aga samamoodi on siis ka tema näiteks enne, kui ta võitis maailmameistri tiitli, läbinud Colovada, sest et keha on nii palju paremas konditsioonis, kui ta on soolestikupuhastuse läbinud ja seda tõenäoliselt sportlased, kes on seda proovinud, võivad teile kinnitada. Nende sooritused on nii palju kordi paranenud. Koosneb siis 3 etapist ehk siis järk-järguline selline kompleksne lähenemine jällegi soolestikupuhastusele ja üldiselt saab seda läbida ilma oma igapäevast elurütmi muutmata. Küll aga soovitaksin ma teise etapi puhul võtta omale need 4 päeva, et anda kehale puhkust rahulikult koduses mõnusas miljöös, lihtsalt lastagi tal puhastuda, et ei rapsi kuskil aktiivselt ringi, sest et see annab teile lihtsalt suurema efekti, kui te juba seda programmi niikuinii läbima peate. Programmi koostises on siis erinevad vitamiinid ja mineraalained selleks, et toetada organismi. Samal ajal on selleks 2 nädalaks, mis see programm kestab, kui eelnevad olid kõik 1-kuulised või siis laiendatud versioonis 2-kuuline Parashield pluss programm. Siis see kestab ainult 2 nädalat, on ettevalmistav etapp, kus keha on siis toetatud toitainetega. Küll aga tuleks järgida seda instruktsiooni kindlasti, mis siin pildi peal on ka üleval näha, kus on välja toodud siis nimekiri toitudest, mida tuleks samal ajal siis vältida, et puhastumine oleks võimalik ja teie organism oleks toetatud. Ehk et ei töötaks iseendale samal ajal vastu. Isegi kui teil võib-olla tekib see isu, pidage need 2 nädalat vastu ja te saate sellest programmist suurema efekti, sest et mis mõte on muidu oma raha selle peale kulutada. Siis sisaldab natukene ka neid samu parasiidivastaseid aineid nendele, kes võib-olla ei ole saanud väga head konsultatsiooni ja ei ole teadlikud, et tuleks eelnevalt parasiidivastane kuur läbida. Siis kiudained ja fütokomponendid just soolestiku intensiivseks mehaaniliseks puhastamiseks. Ehk et siin Colovada pluss programmis on spetsiaalne selline siis savist ja kiudainetest moodustunud selline segukokteil, mida siis sisse juues ta nagu buldooseriga sedasi füüsiliselt lükkab sellest sodi, kõik, mis on sinna kurrukuste vahele üle aastakümneid kogunenud, lihtsalt kõik soolestikust välja. See on väga omapärane kogemus, kui seda esimest korda teha. Sõltub muidugi teie igapäevasest menüüst, võib-olla, et kui palju seal näiteks on nisutooteid, sest et nisu ennekõike kitib sinna ennast hästi kinni, sest võib-olla olete teadlikud, laste plastiliinid näiteks tänapäeval toodetakse nisust ja värvainetest. Siis kujutage ette, millise konsistentsiga, eks ju, see nisu on seal. Siis kui te armastate magusat, siis on kindlasti seal korralik seeneniidistiku kiht soolestiku seina ümber juba moodustunud ja selle kõik aitab siis Colovada kokteilise sealt välja lükata. On need 4 päeva, kus ei oleks hea tahket toitu tarbida, vaid ainult sedasama pulbrit ka segu siis teha kokteiliks, sest see täidab kõhu ära, nälga ei pea tundma, küll aga jäävad meile need harjumused midagi nosida ja näksida ja nendega on võib-olla natuke raskem toime tulla. Aga see efekt, mis te sealt saate, on niivõrd suur, et te tunnete ennast pärast väga kergena ja ei tahagi võib-olla oma eelnevate nagu kahjustavate harjumuste juurde tagasi pöörduda. Ja lisaks kindlasti on osa sellest komplektist ka fermendid ja probiootikumid siis mikrofloora taastamiseks, et te võiksite ennast edaspidi väga hästi tunda. Colovadast on aga tehtud light versioon neile, kes ei saa tavalist seda programmi siis läbida, näiteks diabeedi tõttu, siis Colovada Lightis on natukene teine konsistents. Ta on kindlasti kergem variant sellest ja samas on nende 4 kokteilipäeva jooksul lubatud siis ikkagi tarbida näiteks püreesuppe, smuutisid, värskelt pressitud mahlasid, et veresuhkru taset natukene aidata hoida ja
Sellega kaasneb siis muidugi see, et ei saa võib-olla niivõrd sellist suurt efekti, aga parem see kui mitte midagi, sest et ka siin on siis teatav selline kiudainete kokteil, mis siis aitab ikkagi soolestikust ka natukene kraapida seda seisma jäänud sodi siis vähemaks, et mida puhtam on see soolestiku sein, seda paremini imenduvad kõik toitained, sest vahel võib olla see, et te võtate sadade euride eest neid toidulisandeid, ostate öko-möko vilju poest, aga teie soolestikusein on niivõrd ummistunud, et sealt mitte midagi läbi ei lähegi ja te toidate kallid raha eest ainult oma parasiite. Nii et Colovada Lightiga siis on erinevad sellised taimsed detox komponendid pigem just aktiveerimaks siis maksa ja neerude tööd ja loomulikult seesama osa siis, et mikrofloora taastamine pärast kolmandas etapis. Nii et kui te ei ole valmis need 4 päeva olema täiesti ilma toiduta, võib-olla on see variant siis esialgu selline kergem programm, mida läbida, kui te olete seda puhastust siis näiteks kaalumas esimest korda elus. Toitmine. Kui me oleme nüüd keha nii puhtaks teinud, et kõik on tippen-toppen, parasiidid väljas, toksiinid väljas, maks ja neerud töötavad suurepäraselt, soolestik on puhtaks tehtud ja muide, korralkülaabi arstid ütlevad, et kuskil 70% haigusi, sümptomeid ja nähtusi siis laheneb ise pärast seda Colovada etapi läbimist just, kui te olete teinud nüüd kõik need sammud läbi. Ehk et te olete eemaldanud parasiidid, te olete eemaldanud toksiinid kehast ja te olete ka soolestiku puhastanud, siis mis iganes tervisemured teil eelnevalt olid, kuskil 70% neist peaks kaduma ise, sest et keha tunneb ennast niivõrd hästi ja ta saab tegeleda iseenda tervendamisega. Isiklikult võin öelda, näiteks kadusid ära menstruatsioonivalud. Ma isegi ei mõelnud, et selline efekt võiks olla, aga ma olen väga tänulik, et ma saan elada ilma valuvaigisteid võtmata. Sellepärast järgmine etapp ehk 4. samm siis tervise kontseptsioonis on organismi toitmine ja ennekõike selle all mõtlemegi me just rakkude toitmist ehk seesama rakuvalem, millest teile alguses rääkisin. Anda neid vajalikke vitamiine, mineraale, siis aminohappeid, kõiki vajalikke aineid siis meie kehale. Ühelt poolt probiootikume, et meil oleks tervislik mikrofloora ja teiselt poolt kiudaineid just sellesama mikrofloora toitmiseks. Sellega me loome siis ideaalsed tingimused selleks, et meie keha saab ennast regulaarselt uuendada ja need uuenevad rakud kasvaksid tervena, et neile antaks edasi terviklik siis kood ja et haiged rakud siis ei paljundaks omakorda haigeid ja katkiseid rakke, mis jätkuvalt siis süvendaks seda, et mingi organ hästi ei tööta. Mida aga vajab siis inimene selleks täisväärtuslikuks eluks, on ennekõike neid erinevaid toitaineid, seesama rakuvalem, millest rääkisin. Seega sellele juurde vett, et vesi transpordiks selle kehas igale poole laiali, et ka läbi kõige väiksemate kapillaaride sinna kõige kaugemasse perifeeriasse jõuaks samuti need toitained ja seal need rakud saaksid tunda ennast sama hästi kui siin siis läheduses nii-öelda, kus see toitainete imendamine võib-olla toimib. See aga kokkuvõttes siis, kui me oleme oma keha toitnud, annab meile mitte ainult parema enesetunde, vaid ka suurendab meie kognitiivseid võimeid, parandab meie meeleolu ja ennekõike me ju teame, et kõik meie heaolu hormoonid toodetakse soolestikust, mida parem on seal seisund ja mida vähem on seal seda mädanevat ja riknevat ollust, mis just parasiitidele annab sellise meeldiva ja mõnusa elukeskkonna, siis seda paremini me ennast ise tunneme, sest et soolestikus asub meie teine selline suurem närvirakkude kogum, seda nimetatakse ka teiseks ajuks ja see, mis seisund on siis seal soolestikus sees, sellisena tegelikult on ka meie meeleolu igapäevaselt. Nii et see on omavahel väga otseses seoses. Mida paremini me toidame oma rakke, seda suurem on meie keha vastupidavus, seda paremat me näeme välja. Öeldakse, et Colovada ja see soolestiku puhastus noorendab meie keha umbes 5 aasta võrra. Jah, me ei muutu tagasi beebiks, küll aga paraneb märgatavalt meie nahaseisund, vähenevad kortsud, meie maks ja neerud saavad teha paremini tööd ja seetõttu on kogu meie välimus kooskõlas paremini meie sisemusega ehk kui meie sisemus on puhas, siis me näeme ka väljast paremat välja. Nii et näete, kõik on omavahel seotud. Mis on aga siis need toitained?
nagu juba mainisin, aminohapped, mineraalid, vitamiinid, fermendid ehk ensüümid ja küllastumata rasvhapped omega-3, 6, 9. Vaatame nüüd aga seda, miks meil tihtipeale on neist puudus. Esiteks öeldakse, et lääne keskmine dieet sisaldab, siis tavamenüü, mida me tarbime, eks ju, läänemaailmas siin, sisaldab päevas kuskil 3-5 erinevat aminohapet ehk või valku. Ütleme siis pigem valku, jah. Ehk et me oleme harjunud sööma üpris ühekülgset toitu, aga kui me tarbime ainult kuskil 5 erinevat valku, siis oma toidust, eks ju, et siis me ei saa kogu spektrit neid aminohappeid, mida meie rakkudel tegelikult vaja on. Ja siin näiteks on asendamatud, ma ütleks, sellised siis vetika ja bakteri vahepealsed olendid nagu spirulina ja chlorella. Nad tõesti nagu kogu spektriga toetavad meie organismi ja annavad meile kõik need vajalikud aminohapped. Sest kui me kuumutame oma toitu, siis me juba väga palju hävitame sealt. Ka aminohapped hakkavad lagunema siis 80 kraadi juures, olen isegi kuulnud, et pigem 60 kraadi juures. Ehk kõik toit, mis te olete üle selle kuumutanud, siis arvestage, et valgud lagunevad. Näiteks olete muna praadinud või keetnud, siis te näete, kuidas see nagu läbipaistev munavalge osa tegelikult muutub selliseks nagu tahkestunud ja läbipaistmatuks valgeks, eks ju. See näitabki seda, kuidas need valgud on seal ära lagunenud. Siis mineraalid muutuvad mitteorgaaniliseks 60 kraadi juures. Üldiselt see on see osa, kus me paneme kartulid keema ja mineraalid selle keemise protsessi jooksul lähevad sinna keeduvette ja selle vee me viskame siis koos kõikide kasulike mineraalidega pärast keetmist minema. Alles jääb see siis tärkle selline kartul sinna ja tärkles lagundatakse glükoosiks. Oleme sama hästi kui söönud lihtsalt lusikaga suhkrut sisse. Nii et parem alati näiteks aurutada või tarbida siis mingil muul moel. Mitte, et ma ütleks, et kartul just kõige parem valik üleüldse menüü põhikomponendiks on, et pigem soovitan igasuguseid ristõielisi ja ütleme siis vähem selliseid glükoosikoguseid andvaid juurvilju. Aga vitamiinid ja ensüümid lagunevad 60 kraadi juures samamoodi ja vitamiinide kohta isegi öeldakse pigem 42 kraadi tihtipeale. Ehk seal nad hakkavad juba nagu lagunema, et kui te nüüd korjate aiamaalt need mõnusad marjad suvel ja panete need koos suhkruga sinna potti, et nad moosiks keeta, siis saate aru, et sealt mingeid vitamiine enam talvelt saada ei ole. Küll aga on ta kindlasti hea toit parasiitidele, eriti mida rohkem suhkrut sinna sisse on pandud. Kui te tahate säilitada vitamiine, siis pigem pange nad sügavkülma. Fermendid samamoodi, eks ju, on elusana seal elusa vilja sees. Kui see vili aga on saavutanud oma selle küpsuse ja hakkab mädanema, siis juba seal fermendid hakkavad ka otsa saama. Nii. Hakkavad lagunema siis 40 kraadi juures, nad ei armasta konservante, ei taha saada päikesevalgust ja pikaajalisest säilitamisest siis samamoodi, kui kasutatakse soola, suhkrut või jäädikat, eks ju, et midagi purki või siis kuhugi panna konservi, siis kaotavad need toiduained siis nii vitamiinid kui ka fermendid. Ja viimaseks on siis küllastumata rasvhapped, mis samamoodi siis lagunevad. Nii et kuumutamist, nagu näete, ei taha ükski nendest komponentidest. Aga selleks, et oma keha toita, on siis kokku pandud Nutripakk. Ja siin on jällegi kõik looduslikud ja orgaanilised head asjad kokku pandud siis, mis aitaks meie rakkudele kõiki neid vajalikke aineid kätte saada. Mida paraku, nagu vaatasime, lääne dieet sisaldab üpris vähesel määral. Ja Nutripakk siis sisaldab endas korralmaini, mainitud koralliliiva, korallutserni ehk alfalfat, mis nagu eelnevalt ütlesin, on neerudele, siis premium spirulina toodet. Spirulina, nagu mainisin, täisspekter kõiki aminohappeid, mida teie rakud vajavad, et teie rakud saaks kasvada tervetena ja keha saaks hoida ennast siis kvaliteetsena. Lisaks korallecitiin, mis toetab siis taaskord maksa, aga vajalikud rasvad kõikidele siis keharakkudele samamoodi. Omega-3 60 asemel, nagu vahepeal siin mainisin, natuke vana materjal. Tänasel hetkel on osendatud toode natuke teise nimega, aga õige toode on seal siis sees. See, mis on veelgi parema kvaliteediga.
omega 3, nii et saate midagi isegi veel paremat. Ja piigurunga asemel on meil tõenäoliselt seal vist Superflora, jah, ma kujutan ette, mis annab siis vajalikud need probiootikumid. Nii et täiesti kogu selline spekter on siis enam-vähem kaetud, et meie keharakud oleksid toidetud. Kergesti omastatav valk, mille saab siis lutsernist ja spirulinast, kiudained, mis tulevad siis ka lutsernist, rasvhapped siis, mida saab omega tootest, probiootikumid siis Superflorast ja ennekõike klorofülli, antioksüdante ja palju kasulikke häid aineid. Siit nende seest ei puudu ka vitamiinid ega mineraalained, nii et kõik vajalikud need komponendid on kaetud. Ja viiendaks ning viimaseks sammuks on organismi kaitse. Selle ülesanne on siis kaitsta rakke agressiivse väliskeskkonna mõjurite eest. Ehk et stress, kui me oleme stressis, meie enda maks hakkab tootma vaburadikaale. Mitte, et me neid niigi väliskeskkonnast juba piisavalt ei saaks siis endale, eks ju. Ebakvaliteetne toit, ebakvaliteetne vesi, igasuguseid mürkaineid täis siis õhk, mida me sisse hingame. Kõik see mõjutab meie raku tervist ja selle eest on vaja siis teda kaitsta. Ja siin on veel mõned sellised siis tegurid nagu mitte kõige tervislikum toitumine, igasugused kahjulikud harjumused nagu suitsetamine, alkohol kindlasti veelgi suurendab seda vabaradikaalset koormust meie kehale ehk selle võrra peaks rohkem jällegi tarbima antioksüdante. Paraku vanusega samamoodi kasulike ainete tootmine organismis väheneb märgatavalt. Igasugused kahjustused ja traumad mõjutavad meie organismi tervist. Stress kindlasti hästi palju, sest et keha on pingeseisundis kogu aeg ja peatatakse seedimine, ehk siis seedimine kulgeb palju aeglasemalt. Stressiseisundit organism tõlgendab kui võitle või põgene olukorda. Ja kui palju me siis reaalselt peame mingite vaenlastega, see on mõõgpihus võitlema või mingi tagaajava kiskjast siis oma elu eest jooksma, et ennast ära päästa. Tegelikult me tõlgendame igasuguseid väikseid ja mõttetuid asju stressina, pingena ja see kõik hävitab meie tervist ja immuunsust. Kroonilised väljakujunenud haigused kindlasti oluliselt nõrgestavad meie organismi võimet ennast taastada ja tervena hoida. Pidev väljamagamatus, samamoodi stressiallikas, sest et une ajal keha taastab ennast. Ennekõike on siis kella 10-12 oluline uneaeg ja allergiad on ka lisakoormus siis. Ja immunity back on viimase siis selle sammuna selline, mis aitab siis tugevdada meie organismi kaitsejõude ja võidelda nende väliste siis agressorite vastu. Taaskord natuke vanem toode tänasel hetkel D3 vitamiinina on pihustatav selline siis õliformaadis D3 väga hästi omastuv. C-vitamiin on siis täitsa saan teile näidata, selline Pure C formaat kapslina. Siis haimaksaõli, mis on tuntud ka ammustest aegadest kui immuunsuse tugevdaja, mis aitab lühendada siis nende jääknähtude kogemist näiteks pärast haigust taastumisel, et ei jääks need vinduvad sümptomid. Muide, hiljuti lugesin sellist huvitavat fakti, et haid on täiesti immuunsed kõikidele haigustele, sealjuures näiteks vähile. Kas pole mitte hämmastav? Küll aga ei ole nad puhtad parasiitidest selles mõttes, et ikka neid poogib ennast seal meres neile külge. Küll aga võivad haid elada 100-aastaseks. Nii et ei ole imestada, kui nad on immuunsed kõikidele haigustele, miks haimaksaõli niivõrd hästi aitab ka meie immuunsust toetada. Nii et hea on teha sellega nii profülaktilist kuuri ennetavalt just selles siis nii-öelda sügis-kevadisel perioodil, kus me oleme rohkem vastuvõtlikud erinevatele haigustele, aga on ta ka asendamatu kiiremal tervenemisprotsessil kui ka siis nende siis jääknähtudest vabanemisel. Ehk et ta igatepidi toetab suurepäraselt meie immuunsust.
Omega-3 asendamatu sipelgapuu seleeniga kui siis looduslik antibiootikum. Sipelgapuu on selline ilusate roosade õitega puu, mis kasvab Kesk-Ameerikas, ennekõike Mehhikos ja see puu on lihtsalt sümbioosis sipelgatega, kes elavad tema juurestikus, õhutades tema juurestikku, aga kes siis nii-öelda vudivad mööda puukoort siis üles puu peale ja tänu sellele siis nimetataksegi seda sümbioosi siis sipelgapuuks. Sipelgad seda armastavad, aga selle puu peal mitte kunagi seened ei kasva, ehk siis ta on väga hea seentevastane vahend. Küll aga on ta piisavalt kibe, et ei meeldiks ka ussidele ja teiselt poolt aitab võidelda ka nende patoloogiliste bakterite, viiruste ja muude algloomadega. Nii et asendamatu vahend samamoodi immuunsuse tõstmisel siis. Nii et nagu näete, paraneb limaskestade ja naha siis see barjäärifunktsioon. Immuunrakud aktiveeruvad õigel ajal, kaitse vabade radikaalide vastu ja ennekõike siis need vitamiinid pakuvad meile seda ja seeläbi me oleme vähem haiged, meie immuunsus on tugevam, me peame kauem vastu, meie pikaealisus pikeneb. Toidulahenduse 5 sammu. Alusta veest. Kõige lihtsam, kõige baassamm. Vabane üleliigsest. Parasiite meil pole vaja, viskame nad välja. Puhastus, vabaneme toksiinidest, mis meid koormavad. 4. samm, toitumine elu jaoks ehk et toidame oma rakke selleks, et me oleksime kvaliteetses organismis ja kaitseme teda igasuguste halbade mõjude eest. Tervisliku stardi kerge tee. Alustame Hüdramax pakist. Muudame sammhaaval oma harjumusi, et üle minna siis tervislikumatele valikutele ja saada teadlikumaks siis enda tervise hoidmise võimalustest. Selleks on Coral Club loonud sellised tervisliku eluviisi maratonid. Kui sa oled juba Coral Clubi registreerunud klient, siis võta ühendust oma soovitajaga ja ta võib sulle öelda, millal ta järgmise maratoni läbi viib, sest koos on alati toredam puhastusi läbi viia ja jagada oma muljeid, kogemusi või ka neid raskeid hetki saades siis grupitoetuse. Samal ajal on seal toitumisspetsialistide nõuanded ja toitumisprogrammid, mida on hea ja lihtne järgida selleks, et saada paremaid tulemusi. Millal ja kuidas süüa, kõige selle osas siis aitavad just needsamad maratonid ja seesama siis etapiviisiline komplektidega lähenemine oma tervisele. Kasutage seda võimalust ja saate sellise lihtsa lahenduse, et ei pea ise midagi välja mõtlema rohkem, kõik materjal on juba olemas. Tervise personaalne trekk on siis kõigile, kes juba järgivad seda ja hea lihtne on siis ise neid samu siis samme kasutada ja neid samu komplekte järjest läbi tehes saada mõnusam enesetunne ja parem heaolu siis. Alati võib muidugi lisada sinna näiteks tooteid juurde, mida mina alati Colovada programmiga kaasa võtan, on Ultimate ehk multivitamiin, et anda mulle rohkem energiat, loomulikult H-500, millest ma ei loobuks mingi hinna eest. Ja Omega-3, sest ma tunnen, et rasvhaped on mulle ikkagi sellel perioodil eriti vajalikud. Nii et neid ma võtan ise Colovadale kõrvale, just sellepärast, et enda nagu enesetunnet veelgi parandada ja mul on sedasi kergem seda programmi läbida. Aga kui te juba tunnete nii tooteid kui ka süsteemi, siis on teil kergem orienteeruda, mis just teile personaalselt on rohkem abiks ja lisada või eemaldada siis vastavalt oma soovile või kas või ise panna komplektid kokku, nii kuidas te tunnete, et just teie keha parasjagu hetkel vajab. Kontseptsiooni järgimine aga eeldab sedasama proaktiivset lähenemist ja initsiatiivi, et te võtate selle otsuse oma südames vastu, et jah, nüüd ma teen selle ära ja ma puhastan oma keha nii hästi, kui ma saan. Muudate põhjalikult kogu selle programmi jooksul siis sammhaaval vastavalt instruktsioonidele oma valikuid ja elustiili. Ja kui te teete seda siis maratoni raames koos juhendajaga, siis te saate selle toetuse oma siis soovitajalt ja ka need nõuanded siis jooksvalt, et teil on alati olemas see tugiisik, kes vastavalt olukorrale koheselt saab reageerida ja anda teile näpunäiteid, mida korrigeerida või kuidas midagi teisiti teha, et te tunneksite ennast kogu selle protsessi jooksul siis mõnusasti hästi.
See loomulikult annab selle individuaalse lähenemise. Hea, et on keegi soovitaja. Kui te veel ei ole Coral Clubi registreerunud klient, siis ma kindlasti soovitan leida selline inimene, keda te peate piisavalt pädevaks, et tema käest tervisenõu küsida ja, ja küsige temalt siis selle soovitaja linki ja tehke omale see konto, sest te saate esiteks –20% soodustust absoluutselt kõikidelt toodetelt, küll aga ka igakuised erisooduspakkumised ja lisaks tasuta tervisenõustaja endale. Nii et suurepärane võimalus, see ei maksa mitte midagi, teil ei ole mitte mingeid kohustusi, mitte mingeid igakuiseid pakette. Saate aga soodsamalt osta, mida iganes te peate enda jaoks vajalikuks. Kontseptsiooni unikaalsus, nagu ütlesin juba alguses, on see arstide poolt kokku pandud ja see ongi Coral Clubi selline unikaalne osa siis, et läheneda tervisele siis terviklikult. Neil on pikaajaline kogemus, Coral Club on olnud toidulisandite turul juba 25 aastat ja see räägib iseenda eest, sest ettevõte järjest kasvab, sest inimesed saavad väga häid tervisetulemusi. Suurepärased tooted, firma juhtkonna eetika ja iseeneslikud nagu põhimõtted tagab selle, et kõik tooted on erinevate sertifikaatidega kaetud selleks, et kõik oleks orgaaniline, mahedalt kasvatatud, parim kvaliteet, mida maakeral leida on nii tootmise protsesside kui ka siis tooraine osas. Kõik programmid, nagu mainitud, sisaldavad skeemi ja soovitusi juba iseeneslikult, aga kui teil on hea siis sponsor selles mõttes, et kes teid infoga sponsoreerib, siis on teil keegi inimene, kes hoiab teie kätt praktiliselt iga sammu juures ja saate siis veelgi nagu õdusamalt selle siis kogu tervisekontseptsiooni sammhaaval läbida. See aga kokkuvõttes olekski minu poolt kõik. Selline võib-olla veidi põhjalikum loeng, natuke rohkem infot võib-olla kui tavapäraselt, aga loodan, et saite siit midagi enda jaoks. Ja tore, et te tulite mind kuulama ning kohtumiseni järgmistes videotes. täname sind, kallis Ello.